mis sa teed, Tibu? Tere! Steven tahab ka istuda. Ma pean madalamale istuma, et me mõlemad jääksime peale. Ühesõnaga, kell on 10:34 ja täpselt tunni aja pärast me peame olema lennujaamas. Mul on selline dressikas, selline outfit ja Stevenil on ka dressikas ja me matchime. Mu mees on praegult poes, ostab viimased mingid Steveni smutid ja me võtame ka Vana-Tallinna sellele apartmenti omanikule, et viime midagi Eestist. Ja siis mees läks autot ka pesema, et nädal aega selle soola sees ei tasu liguneda auto. Aga ühesõnaga jah, ma näitan siis kohvrit natuke väljastpoolt ja käsipagasid. Kohver on siis muidugi laua peal, sellepärast et väike pätt ju pakib kõik asjad lahti muidu. Aga siin on siis põhimõtteliselt minu pool, ma panin siia ka Steveni asju. Ja siin on siis mu mehe, minu ja Steveni pool. Et oota Steven, rahu. Et saime vist kõik asjad pakitud. Eks ju. Ja siin on siis selline käsipagas. Selle saab ka käru külge riputada kuidagi. Ja selles kotis on kõik Steveni mängud, mis peaksid teda äkki seal lennukis põnevamaks tegema. Ja varuriided Stevenile on siin, kui ta peaks püksi tegema või mingi õnnetus peaks tekkima või mis iganes. Ja võtame sellise reisikäruga kaasa. Me ostsime selle Marketplace'ist, et odavalt saaks. Meil pole mingit väga uhket vaja. Meil muidu on selline, aga see on liiga suur ja see ei mahu käsipagasisse. See mahub. Ja soojakoti mingi väikse õhukese ka kaasa. Ja minu outfit siis mugav. See muidugi võiks veits pikem olla, sest kui ma tõstan, siis jah. Aga me matchime ju, Steven. Vaata, lehvita. Sa lehvitad siia. Kell on 11:05, 11:30 peame lennujaamas olema. Ehk siis mingi 11:20 võiks taksos istuda. Ja mu mees läheb alles nüüd pessu. Ja Stevenil on viimased päevad olnud poti mingi plokk peal, et ta nagu kardaks potile minna ja siis ta teeb palju õnnetusi. Nii et ma ei suuda otsustada, kas panna talle mähkmeid või mitte. Tellisime takso ja me lähme. Ma näen väga kena välja. Isegi riided ei ole. Tere! 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 Kuidas teil edeneb? Steven, vaata. Steven! Kuhu me lähme praegu lennukiga? Mis tegema? Lennuk on seal. Let's go! Lähme lennuki peale. Mis lennuk teeb? Steven, mis sa arvad asjast? Ma kardan juba.
mul on hull lennufoobia või õhku tõusmisfoobia, lihtsalt täiega kardan. Nii et meil oli Tallinnas check-in'is siis mingi hull jama. Me mingi tund aega umbes klaarisime seda jama ja meil jäi pärast 10 minutit aega, et üldse check-in'ida. Aga me õnneks saime klaaritud. Meil oli see, et mingid lennuajad muutusid, aga me ei kinnitanud seda, me oleks pidanud kinnitama. Aga õnneks me saime sellele jaole ja saime tehtud, saime piletid kätte, sest alguses öeldi, et meie pileteid ei ole. Aga saime kõik tehtud, jõudsime ilusti napilt, õnneks saime igal pool eelisjärjekorda, ei pidanud järjekordades seisma, et jah, natukene scary moment oli, et mõtlesime juba, et ei saagi reisile. Täna on ju 1. aprill, siis mu mees muidugi tegi aprilli nalja ka. Jällegi sain ehmuda, et ta tuli sealt autot pesemast, tuli koju ja ütles, et ta sai trahvi, et ta jäi kiiruse ületamisega vahele ja ta nii hästi näitles seda, ma mõtlesin, et see oligi päris, mul juba mingi, issand jumal, mida asja, aga siis ta ütles aprill. Praegult me lendame siis Saksamaale ja Saksamaalt edasi Veneetsiasse. Ma loodan, et Saksamaal lennujaamas leiame kõik õiged väravad üles ja läheb sujuvamalt kui siin Tallinnas. Kell on 14.15 ja meie kahekesi, Tarmo ka vist, me pole mitte midagi söönud, ainult joonud kohvi. Ma pole joonud ka midagi. Sellest ei tule joomistrik. Ma tegin otsid endale ja rohkem pole midagi teinud. Steven on väga jonn, tal on lõunatudu ka vahele jäänud, raske teda lõbustada. Joonistad. Jõudsime Saksamaale lennujaama ja leidsime õige värava üles. Aga nüüd me oleme toidujärjekorras, võtame äkki mingi võiku ja siis ootame lennukit. Selline üliņama võiku. Oleme kohal. Steven, tead, et sa oled nii tubli. Steven on super tubli. Meie takso. Ja Steven. Ja siin on nii soe. Nii, me oleme apartmenti liftis kahekesi. Tere, me jõudsime apartmentisse ja ma hakkan teile seda näitama nüüd.
siin on siis välisuks, mingi esikulaadne meie kolatäis, ühesõnaga kolatäis, siin on inimesed. Nii, siit tuleb siis elutuba. Mingi uhke laud. Kui me seda kasutada tahame, peame selle lina panema. Seal on ka mingi nurgake. Siin on mingi office, kuhu minna ei tohi. No see rongijaam on 12 minutit. Siin on mu vend. Jalgsi. Siin on selline rõdu, ma praegult ei taha sinna minna, sest seal on märg. Aga ülisuur terrass ja selline vaade siis. Liigume edasi. Nii, liigume siit uksest. Siit uksest me saame kööki. Siin on siis selline köök. Ja ka siin on väike rõdu. Vaade. Nii, lähme siit ruttu ära. Stevenile meeldib kolada. Nii, siit saab esikusse. Siin on esimene magamistuba. Siin on vist mu ema tuba. Tuleb mu ema tuba siit. Mõnus. Siin on mingi väike pätt. Ja siit tuleb edasi ka mingi WC. Kas siin on mingi aken või? Okei, huvitav. Nii, nüüd lähme. Nii, jaa. Steven on korralik pätt. Siin on kõik nii antiikne ja ta ei tohi lihtsalt midagi näppida, aga ta tahab kõike näppida. Siin on mingi magamistuba, mida me ei kasuta. See on nagu üle. Nii. Jaa. Siin on siis minu vennatubake. Ja tal on ka oma WC. Siin on mingi 3 vetsu juba. Ja mingi selline raamatu lugemisrõdukene või otseselt rõdu nagu ei ole, aga ülinummi ja see vaade. Ja, mis on? Imme tuleb. Imme tuleb. Mis on? Nii. Siin on siis meie tuba. Nii. Tavaline voodi. Peeglivärk. Ja viimane uks on ka WC ja dušš. Ja selline apartment ongi meil. Nüüd me oleme kõik koos siin liftis niimoodi. Stevenile küll meeldib. Tulime jalutama, otsime söögikohta. Big Ben. Istu peale, jah? Ja siis proovi. Ja meile ravioolid. Siin on selline antiiklaud, et siia peab panema selle alla. Ära katki veel. Tere! Sa tahad, et niimoodi, noh? See on mul šokolaad käes. Tõesti, see on šokolaad, et saab mulle anda. Tänaseks on vist päev läbi meil juba. Meie kell on 21.07, Eesti kell on siis 22.07. Et rändasime siin ajast tagasi. Tahtsime veel poes käia, aga need on 8 lahti ja me ei jõudnud, et hommikul lähme veel toidupoodi. Aga head ööd!